Enne seda videot ma tahaks öelda, et kvaliteet on üsna halb, sellepärast et ma filmin oma telefoniga ja sellepärast, et mul ei ole raha kaamerate jaoks, nii et pane. Nautige. Kool, 1. september, hea kooliaeg. 9 kuud, kellel vähem, kellel rohkem, neid imeilusaid magamata öid. Õhtuid, öid, kui sa lebad voodis ja homme on sul tunnid ja sa lihtsalt ei saa magama jääda. Olgu ükskõik mis põhjused erinevad, sa lihtsalt ei saa magama jääda. Ja siin tuleb appi mina, tegelikult internet, kus ma loen fakte maha. Originaal. Sellel aastal ma tunnen ennast väga hästi ja ma olen täiesti veendunud, et ma jõuan palju rohkem kui eelmisel aastal. Mina soovitan Henri videot kõigile neile, kes peavad lugu kvaliteetsest unest ja värskest enesetundest. Maga nagu mina, maga nagu meister. Ma mõtlesin, et äkki teeks midagi kasulikku siin kanalil ka nüüd võib-olla, mis võib-olla nagu aitaks või annaks nõu või midagi sellist. Kuna mul endal on ka need samad probleemid, mis ma just ette lugesin, et ma ei saa magama jääda lihtsalt. Ma fucking lihtsalt ei saa ja kuna praegu on suvi, siis absoluutselt kõikide unerežiim on nii fucked up, et hästi palju on sellest kirjutatud, tee rutiin, et sa iga päev nagu rutiin, et no kuule, mul on võib-olla esmaspäeval, ütleme, ma olen laupäev, pühapäeval olen mingi ööni üleval ja siis järsku esmaspäeval pean plaksti olema õigel ajal üleval või? Ei. Võib-olla mul teisipäeval tuleb mingi sarja, seriaali järgmine osa välja ja sellepärast ma istungi kauem õhtul öösel üleval, et vaadata seda nagu see on arusaadav ju. Või on ma lihtsalt liiga laisk. Et õppida värki normaalsel ajal ja siis ma alustangi õppimisega kell 1 või 2 öösel või lõpetan kirjandit või mida iganes. Sest tegelikult me kõik oleme ise selles süüdi. Ma üritan erinevaid nõuandeid siin proovida vähemalt 5 minutit. 5 minutit on see piir, sellepärast sa küsid 5 minutiga magama jääda. Tahad öelda, et kui sa õhtul lähed magama, et sa suudad 5 minutit olla ühe koha peal lihtsalt rahus või? Ei. Sa suudad olla kas 2 või 3 minutit ja siis sa võtad telefoni uuesti kätte, et näha, kas on keegi sulle kirjutanud või mida iganes. Nii et olgem ausad siin, et kell on 6 päeval, aga ma ei ole väsinud praegu, ega ma öösel ka ei ole väsinud, kui ma peaks magama jääma, nii et. Esimene on siis mingi joogameetod, et hinga läbi vasaku ninaaugu. By the way, ma istusin oma voodi katki nädal tagasi ja siis ma saan ainult siinpool olla, nii et. Ja siis mul ei ole tekikotti sellepärast, et ma olen liiga laisk. Vasaku külje peal pane paremale ninasõõrmene. Okei, davai, teeme ära. Teeme ära! 3 weeks later. Ma tunnen juba praegu, kuidas ma lämbun. Aga muidu talvel teen, kui mul on nina kinni ja mul ongi võib-olla ainult üks ninasõõre, siis on automaatne. Okei, ma proovin edasi. 6.5 hours later. Ma ei saa. Okei, see minu puhul ei tööta, siis ma tunnen, et kuidas ma lämbun. Kuradi ujumine. Hoia oma silmad täiesti lahti ja korda endale, et ma ei jää magama. Su aju võtta nagu negatiivseid nagu protsesse vastu väga hästi ja väidetavalt siis su silmamusklid, lihased, silmamuskel, silmamuskel. Silmalihased, me teeme kogu aeg, ainult öösel ei tee trenni. Tegelikult me kõik workout ime, nii et me kõik on sport Eesti vabaks. Põhimõtteliselt ongi see, et silmalihased väsivad ära, aga proovime. Hoian silmad pärani lahti. Silmad pärani lahti ja ütlen, et ma ei jää magama. Nii, ma ei jää magama. Ma ei jää magama. Ma tahaks jääda magama, aga ma ei jää magama.
ma ei tohi jääda magama. Tegelikult võiks jääda magama. Homme on ju raudselt mingi kontrolltöö või tunnikontroll või järelarvestus või lihtsalt arvestus või eksamid või... Okei, ma ei jää magama. Ma näen välja nagu mingi fucking köökull, nagu mingi lollakas siin, aga okei. Ma ei jää magama. Ma ei jää... Kujutad sa ette, kui sa... No, antud juhul ma olen nagu üksinda, nagu mul ei ole mingit elukaaslast või paarilisest, sest ma olen üksinda. See on väga tore. Kui sul on näiteks mingi tüdruksõber või poissõber või kes iganes kõrval ja siis mõtle öösel kuuled, vaatad kõrvale ja teine vaatab sulle niimoodi vastu. Ma ei jää magama. Ma ei jää magama. Okei. A few inches later. Ma ei jäägi magama. 5 minutit on möödas ja ma ei jäänudki magama. Et ma panen oma pöidla kulmude vahele, hoian 20 sekundit ja lasen lahti vaikselt ja teen seda 2 korda järjest. Või 3 korda. 3 weeks later. Okei. See oli vist kõige parem isegi, mis töötas millegipärast. Ja siuke täitsa hea rahulik oli olla isegi. Okei, järgmine on siis, mis on mingi naisteka leheküljel, nii et nina kaudu sisse 4 sekundit, hoiame hinge kinni 7 sekundit ja suu kaudu välja 8 sekundit. 6.5 hours later. Okei. See oli ka päris, ma oleks tõesti magama jäänud. Põhimõtteliselt töötabki see pöial siia, hoiad 20 sekundit ja siis lase lahti ja tee vähemalt 3 korda. Ja siis viimane, et põhimõtteliselt kui sul on pea mõtteid täis niikuinii, et kas sinu sõnumit su crush siinis nägi su sõnumit Facebookis, aga ei vastanud ja siis sa mõtledki üle või sa mõtled mingi filmile või elule ja surmale või miks piima hind on nii kõrge või kuidas homme, kas sa ikka õppisid homseks või mida iganes, siis on see fucked up, siis ei ole midagi vist teha. Muidugi võid proovida neid, lõpuks sa jääd ikkagi magama, aga võib-olla see aitab kaasa, et kas sa jääd magama kell 1 öösel või kell 4 öösel. Ja mida mu hambaarst mulle ütles, et läksin hambaarsti juurde ja ta ütles, et kuidas sa, ma ütlesin just, et mul ninast jooksis verd, et loodan, et see mingi ette ei jää. Mis iganes see story on põhimõtteliselt, kuidas ma ärkan, kas ma ärkan väsinuna või nagu, et ma olen nagu puhanud välja. Ma ütlesin, et ma ärkan väsinuna ja siis ta ütles, et tegelikult kui sa lähed magama ja ärkad, siis sul peaks olema nina lahti. See tähendab seda, et kui öösel su aju ei saa hapnikku, ehk ütleme, et su nina on kinni, ütleme talveperioodil, kui kõik ongi niisugused tusased ja et su nina on kinni, siis su aju ei saa hapnikku ja see tähendab, et su aju ei puhka välja, nii et hommikul sa oledki tusane, kui su nina on kinni. Issand jumal, ma ei tea, ma niisugust tarka juttu siin räägin. No ma õpin ka alles elama ja ma loodan, et ma tegin selle kanali ja põhimõtteliselt te näete, kuidas ma astun siia täiskasvanu ellu ja üritan endaga toime tulla ja üritan teiega jagada seda. Et kindlasti te võite jagada videosi oma sõpradega, kui te arvate, et see natukene väärib jagamist või niimoodi. Ma ei käsi teil subscribe ida, see on teie enda valik. Kindlasti jätke like või kommentaar, mida teha paremini või lahedamini, et ma ise ka areneks ja ma naudin seda hetkel täie rinnal kõik see tegemine, videote teema ja miski ei peata mind. Davai, järgmise korrani.